Tere tulemast Tehnikaülikooli, tere tulemast inseneriteaduskonda ja tere tulemast sellisele tõesti suurele üritusele, kus on, ma usun, et energiat on palju, aga energiat on alati ka vaja ja mina tahan tuua siia natukene ka laiemat pilti, et kui Energiatehnoloogia Instituudi direktor professor Alar Konist rääkis väga spetsiifiliselt oma instituudi arengutest, mis on olnud tõesti väga muljet avaldavad ja kasvud on mitte toimunud ühel aastal või 2 aastal, vaid kasvud on pidevad ja kasvutrende me näeme ka tulevikus. Seepärast ma juba avaldan ka meie veel kinnitamata Tehnikaülikooli arengukava kõige suuremad visiooni või sõnumid, et meie küll näeme, et Tehnikaülikooli järgmise 10 aasta arengukava peamiseks eesmärgiks peab olema kasvutrend eelkõige inseneerias. Ja siin slaidi peal on inseneriteaduskonna, kes on inseneeria eest vastutav, eest vedaja ja Tehnikaülikoolis on põhiline osa. Visioon ja missioon ja ma usun, et ka energiatehnoloogia valdkonna inimesed tunnetavad, et nad panustavad siia väga jõuliselt ja kõik meie visioonis, missioonis mainitud osad on neile ka südamelähedased. Energiatehnoloogia Instituut on küll suhteliselt väike osa inseneriteaduskonnast, aga panus on tõesti väga suur ja juba mainiti ka õppetegevuses edasiminekuid, teadustöö, uuringu suunade arenguid. Mina ikkagi alustaks oma tänast sellist sissevaadet tudengitest, sest tudengid on meie tulevik, tudengid on need, kes praegu tulevad meie juurde, leiavad motivatsiooni panustada inseneeriasse, mis on keeruline valdkond tervikuna ja energiatehnoloogia on ka keeruline valdkond. Siin juba käisid läbi kõik need märksõnad, soojuse ja massilevi ja termodünaamika ja selliste terminitega me paraku tänapäeval võib-olla hirmutame mõnda noort ja natukene liiga palju ekspluateerime just matemaatika teadmisi, kus matemaatika riigieksamite kõrval me kindlasti peame ka arvestama näiteks füüsika teadmistega meie sisseastujatel. Aga positiivne külg on selles, et noored on leidnud meid üles. See viimase aasta suur vastuvõtt, kus ma sinna kohe jõuan, on väga suuresti hakkab meid mõjutama järgmistel aastatel ja väga pikaajaliselt. Aga ma vaatan natukene tagasi peegeldus on inseneriteaduskonna tegevuskava täitmise osas ja siin on selline kokkuvõtlik tabel. Eelmine periood on olnud siis aastast 2018 kuni 2021 ja siin enamiku meie tegevuskava eesmärkide osas te näete selliseid rohelise noole, mis näitavad ka kasvutrendi. Ja siin on väga suurepärased numbrid ka taga, kui vaadata näiteks väliste laekumiste ehk konkurentsipõhise raha taotlemise mahtu, mis meil kasvas üle 50%, ehk täpne number on siin 63, see on olnud selle eelmise arenguperioodi väga oluline areng, aga just need õppetöö komponendis, need 2 punast on need asjad, mis on murekohad ja tänapäeval ma näen, et suurte tõesti rekordiliste vastuvõttude tulemusena me saame ka siin nendes kohtades
tuua muutust, positiivset muutust, kus meil lõpetamise tulemuslikkus hakkab paranema ja jõuab meie sihini, mis on 60%, ehk 60% meie sisseastunud tudengitest peavad lõpetama oma õpinguid. Ja praegu me oleme tasemel 50% juures, mis on ka omaette rekord, sest inseneerias ja tehnika valdkonnas sellist lõpetamise tulemuslikkust varem ei ole olnud. Doktorandid on juba ka mainitud ja praegu me oleme väga-väga hea seisus ja tõesti ka doktoriõppe meil kasvab. Alar Konist väga hästi tõi välja, et ka välistudengid täna proovivad teha oma ettekandeid uurimistegevuse osas ka eesti keeles. Ja see on ka üks muutus, et me tahame tõesti rõhutada, et eestikeelne haridus tervikuna ka doktoriõppes on väga oluline, aga võib ka siin öelda ka seda fakti, et ka doktoriõppes on eestikeelsete doktorantide osakaal on kasvanud ja tänapäeval on ta juba 50-50 tasemel. Siseastujate kasvust ma alustan siit aastast 23, siis meil on juba 3. aastat järjest on toimunud sisseastumisel kasv inseneeriasse tervikuna. 16%, piltlikult öeldes 15% ja 25 aasta numbreid siin ei ole välja toodud, aga see kasv on olnud ette planeeritult suur. Meie ootasime, mina ka ootasin suurusjärgus 16% või 15% juurde kasvu. Aga see juurde kasv oli 20%, 24% ja bakalaureuse õppes esimeses astmes 31%. Kolmandiku võrra rohkem bakatudengeid tuli meile siia. Nad päriselt leidsid meid, nad päriselt avastasid inseneeriad, nad tunnetavad, et see on valdkond, millega nad tahavad tegeleda, kuhu nad tahavad panustada. Ja siinkohal on kindlasti vaja meie kõigi pingutus, et meil läbi praegu väga positiivse tulemusse näitava katkestamise määra vähendamise, mis on langenud üle 3 korda, et meil katkestajad on 3 korda vähem kui eelmistel aastatel. See annab lootust, et nad lõpetavad oma õpinguid. Aga see on ka meie teie ja ehk ka ülikooli poolsed panustajate, akadeemilise keskkonna panustajate ja ka väljaspoolt ülikooli poolt panustajate ühispingutus, mis peaks viima neid lõpuni ja hoidma neid valdkondades, mida nad on valinud. Sest vaatame neid katkestamise põhjuseid, mida on siin fikseeritud ja nagu näete, siis see, et ei soovita vastata, on siin suur pool selles katkestamise osas. Ja õppekava sobivuse, mittesobivuse osas, see on meie töö, meie seda teeme siin akadeemilise poole pealt. Aga ülejäänu osa, kus on finantsiline pool, kus ettevõtted juba praegu läbi arengufondi stipendiumite toetavad tudengite pingutused, see on väga positiivne, suured tänud ettevõtetele ja seda tudengid hindavad ka väga kõrgelt. Aga meie peame veel natukene rohkem ka panustama selleks, et katkestajaid oleks veel vähem selliste põhjustega, kus neil on kas vähe aega õpingutesse panustamiseks. See on tõesti ka kinnitatud fakt, et just inseneerias on liiga palju, mina ütleks tõesti liiga palju töötavaid tudengeid. Lõpetamise tulemuslikkuse osas ma juba ütlesin, et me siin korraks oleme 50% lävendi ületanud ja me oleme sinna poolele ka liikumas ja katkestamise määrade vähendamine viimasel ajal annab ka sellist positiivset vaadet sellele. Aga selle üheks osaks ka kindlasti palgatase
üldine palgatase inseneerias ja energiatehnoloogias ja viimasel ajal see on tõesti väga tugevalt kasvanud ja see on ka üks sisulise panuse koht ka ettevõtete ja sektori poolt ja see on ka vajab tunnustamist. Eks noored inimesed, nagu me kõik oleme, ikkagi vajavad ka rahalist ressurssi selleks, et oma unistuste elluviimisega tegeleda. Ja ma usun, et seda nad suudavad ka energiatehnoloogia valdkonnas teha. Veel suurem pilt on tudengite arvust. Meil on inseneriteaduskonnas sügissemestri ja alustavad üliõpilastega koos peaaegu 4000 tudengeid. See on vähem kui pool Tehnikaülikooli kõikidest tudengitest. Tehnikaülikoolis on praegusel hetkel suurusjärgus 9100 tudengit ja siis 4000 on inseneri teaduskonna tudengid. Ja meie kasvu eesmärk on selles, et suurendada tudengite arvu. Need numbrid on praegu arutelu all, ma ei hakka siin neid välja ütlema, aga kindlasti kasvada suuresti ja mida toetab ka demograafiline kasv kindlasti, aga teiseks me tahame ka Tehnikaülikoolis oluliselt suurendada inseneeria osakaalu kõikide tudengite osas, et see eesmärk võiks meil olla vähemalt 50% tasemel. Ja inimestest rääkides, Alar Konist ilusasti näitas suhteliselt väikse instituudi numbreid, aga kui vaadata inseneeria tervikuna, siis meid on päris palju. Meil on 740 töötajat, kellest 458 on akadeemilised, sealhulgas ka doktorant-nooremteadurid, seepärast neid on siin välja toodud eraldi, et oleksid need hoomatavad numbrid, et kui palju siis päris neid õppejõude ja teadureid on. Neid on suurusjärgus 300, neist 60 on professorid, aga 60-st meil on ainult 44 on tenuuriprofessorid ja mul on väga hea meel, mul ei ole eraldi slaidi peale välja toodud, aga Alar Konis mainis ka riiklikult tasemel tähtsaid tehnikaprofessuure, keda on inseneerias kokku 8 ja Energiatehnoloogia instituudis 2, mõlemad istuvad siin, mis on väga positiivne. Aga 8 riiklikul tasemel tehnikateaduste professuuri panustavad oma valdkondade arendamiseks, kus nad on need keskpunktid, kelle ümber siis moodustuvad uurimisrühmad ja õppetöö ja tekib ka eestikeelne järelkasv ja see ongi nende põhiline eesmärk. Ja mina julgen öelda, et see professorite arv inseneeria jaoks on liiga väike. Ja meil on karjuv vajadus uute professuuride avamiseks, kus need vajadused tulevad nii akadeemilise poole pealt kui ka juba mainitud soojuse massilevi jaoks, mis on väga teoreetiline, aga meil on vaja hoida seda kompetentsi, sest kui me seda ei hoia, siis varsti meil ei ole energiatehnoloogiat. Mitte Tehnikaülikoolis, mitte Eestis. Meil on vaja ka professuure, mis võiksid tekkida koos ettevõtetega ja see surve on ka olemas ja tulemas ka väljaspoolt ülikooli. Kaitsevaldkond on väga otsene ja kõik me seda tunneme ja teame ja seal juba toimetatakse, aga neid kohti on veel rohkem. Ja mina praegu siit lavalt julgen väita, et meil on selline karjuv vajadus 24-25 professuuri avamises, kus minul on need listid on olemas, me teame, mis need valdkonnad, kus meil on puudujäägid, kus on
augud on tekkinud põlvkondade vahetustega ja kus on tekkinud ka täiesti uued suunad ja valdkonnad. Aga mina ka pean siit lavalt ka tunnistama, et vaatamata sellele, et meil on kasvutrendid ja eelarve ka kasvanud ülikoolile, inseneri ja teaduskonnal, aga paraku meil kõikide nende ambitsioonikate plaanide realiseerimiseks vahendeid ei jätku. Ja selleks meil on vaja teha teistsugused strateegilised otsused ka ülikooli tasemel ja sellega me praegu tegeleme, et arengukavas oleks tõesti esile toodud inseneeria, et meil oleks piisavalt vahendeid, ka mitte ainult selleks, et õpetada tudengeid, keda on palju, vaid meil oleks ka vahendeid selleks, et meil oleksid laborid selleks, et täita ka meie projektide mahtu, sest projektide mahud, millega me tegeleme, on tohutud, nad on tõesti väga suured ja paraku inseneeria ongi rakenduslik uurimisvaldkond, kus meil on vaja laboreid ja me oleme ka väga otseselt sõltuvuses meie taristu kvaliteedist. Ja kui see taristu kvaliteet meil langeb, siis me kaotame oma konkurentsivõimet. Koostöös tööstusega me eriti Energiatehnoloogia Instituudi poole vaadates me teeme väga palju. Läbi akrediteeritud laborite pakutud teenuste me teenindame ettevõtteid päris suures mahus, aga siin on ka kindlasti arengukohti, kus me saame koos mõelda välja veel strateegilisemad suunad, kus me saaksime ka akadeemia poolt ja ettevõtete poolt ja võib-olla kaasates ka Metroserdis käivitunud rakendusuuringute keskust teha midagi enamat kui siiamaani. Aga siin on ka patentide ja tööstusomandi numbrid, mis on tagasihoidlikud küll, aga siin nende osas ka kasvutrendi on täiesti näha. Energiatehnoloogia, mul slaidid ei liigu. Just. Energiatehnoloogia Instituudi tegevusvaldkonnad juba olid läbi käidud, aga mina võib-olla rõhutaks seda, et 2 päeva tagasi avalikustati pingiread, ülikoolide pingiread 26 aasta kohta ja Tallinna Tehnikaülikool on püsinud samal tasemel, mis on 601 kuni 800 vahemikus. QS pingireas, me oleme seal juba 5 aastat püsinud samal tasemel, võib siin hakata diskuteerima, kas see näitab, kas see on see kasvutrendi näite või ei ole, aga konkurents tiheneb tervikuna, sest ülikoolide arv kasvab kogu aeg ja me tõesti võistleme seal 5 aasta taguse aja vaadates palju rohkemate konkurentidega. Selles mõttes see püsimine on ka väga hea märk. Aga just Energiatehnoloogia Instituudi valdkonnad on need, mis pigem on palju kõrgemal kohal kui ülikooli keskne ranking ja pingireas koht ja see on vahemikus 101 kuni 150. Ehk pildikult öeldes 4 korda kõrgem kui ülikooli keskmine. Ja see on tõesti tunnustus ka valdkonna vedajatele ja kogu teie panusele valdkonda arengusse, et me oleme tõesti püsinud seal väga kõrgetel positsioonidel. Alar Konnis väga hästi tõi välja ülesanded, ma ei hakka siin peatama. Õppekavadest oli juttu ka uurimisrühmad ja töötajad ka välja toodud. Mul on selline retrospektiiv, mul on andmed aastast 24, Alaril olid välja toodud andmed aastast 25 ehk viimased andmed. Aga mida mina veel viimasena tahaks võib-olla veel rõhutada, on see, et
Eile kella 2 paiku Delfi ärilehes ilmus tööelu rubriigis selline podcast nagu küsimusega, kes ehitab homse Eesti energiasüsteemi. Kui te ei ole seda kuulanud, siis ma kindlasti soovitan seda kuulata. Mina osalesin seal ise, rõhutasin just energiatehnoloogia vajadust ja olulisust, aga seal olid ka ettevõtete esindajad ja Gren ettevõtte esindajad ja mina toon välja Janeli Kosklat, kes on magistriõppe lõpetanu naisinsener, panustab valdkonda, juhib Pärnus inseneri meeskonda ja teeb suurepärast tööd. Ja see on see koht, mida ma rõhutan, mispärast ma seda rõhutan, on see, et millest ma alustasin, et tudengite arv kasvab, see toetub demograafiliselt, aga me teame, et see demograafiline kasv varsti lõpeb. 3-4 aasta pärast ei ole nii palju kandidaate enam. Kuidas me saame seda tulnud muutuse kasvutrendis ära toimunud muutuse hoida samal tasemel, et me vähemalt ei kukuks tagasi ka tudengite arvus, mis tagab meie järelkasvu, on see, et just naisinseneride huvi, mis on juba olemas selles valdkonnas, me peame seda hoidma ja arendama edasi. Aitäh!